Tere jälle! Selliseid mustvalgeid kivihooneid nagu siinse minu kõrval leidub ainult Muhu saarel või siis nendes kohtades mandri peal, kuhu Muhu meistrid oma tööotsaga jõudsid. Seekord olemegi Muhu saarel ja räägime siinsetest kiviehitistest. Muhulased on ajalukku läinud oma äratuntava käsitööga. Kui Muhu naised valmistasid värvilisi tikandeid, siis Muhu mehed on püstitanud imelisi kivihooneid. Etnoloog Heiki Pärdiga räägime Muhu stiilist ja Muhu meistritest Muhumaal. Milline on see Muhu stiil, millest nii palju räägitakse? Kas sellest räägitakse nii palju? Ma arvan, et sellest võiks rohkem rääkida. Ta on selline, nagu me näeme praegu minu selja taga täpselt ja kui päris aus olla, ega see ei ole päris ainult raudkivi ehk maakivi. Siin on ikkagi see, mis Muhu arhitektuurile, sellele rahvapärasele arhitektuurile selle värvi annab, on just maakivi ja valge pae, kas dolomiit või lubjakivi, selle kokkupanu ehk kombinatsioon siis, et siin hästi kontrastselt tuleksid välja need erinevad ele ja tumedad toonid. Ja seda on siin rõhutatud ja selle kaudu tõesti on see Muhu küla või talu selline arhitektuuripilt kujunenud siin viimase, 100 aasta. 100 aastat tagasi peaaegu, sest see stiil, oleme ausad, lõppes ära peaaegu jäägitult. Muhu stiilis ehitati kõige enam just eelmise sajandi vahetuse paiku. Kuna aga tegemist oli suhteliselt töömahuka ja ka kalli ehitusstiiliga, siis juba 1930. aastateks oli mustvalge kiviehitusega Muhumaal lõpp. Muhu stiilis ehitamine ise on jäänud minevikku, aga ilu on õnneks säilinud sadades Muhu taludes. Põhihooned, mis selles stiilis on laotud, tehtud, need ongi mitte talu peahooned ehk elamud, sest kivi ei ole meie kliimas ikkagi elamiseks soodne, nagu me kõik omast käestki teame, vaid sellest tehti väiksemaid õuehooneid. Ja võib-olla kõige uhkemad ja kõige iseloomulikumad Muhule, mis annavadki sellise erilise värvingu nendele Muhu taludele, on need hooned, mida mujal Eestis palju isegi märgata, need kaovad kuhugi õue sügavusse, nad ei ole mingid tähelepanuväärsed ehitised. Need on keldrid. Muhu keeli keldri rinnad ehk esifassaadid on Muhumaal üks uhkem kui teine. Rootsivere küla Mihkli talu kelder on Muhu stiilist väga hea näide. Keldrimeister Mihhail Ruttu olla olnud Muhu saare üks vingemaid tegijaid. Hoone põhisein on laotud tumedast kivist. Ja siis selle värvingu annavad need nurgadetailid, nurgaketid, nagu need nimetatakse, mis on valgest paest või siis dolomiidist, ütleme ka. Ja sama on siis ka avade piirded, uste, akende, ümbrised. Nagu me ka sellelt pildilt näeme, siin küll ongi ülekaalus valge kivi ehk baas ja seda musta raudkivi, maakivi on vähem. Aga siis nendest mustast raudkivist moodustavad need ristid, mis on üks selle stiili hästi iseloomulikke jooni just. Eks Muhu meistrid olid väga nõutud ja nii said need kätt harjutada nii mandril kui kodusaarel. Seepärast saamegi lisaks keldritele ja kõrvalhoonetele saarel imetleda ka näiteks Pädaste mõisa aita, Piiri magasiaita ja Muhu kalmistu peaväravat. Just enne mainitud ristimotiiv võib aga Heiki Pärdi sõnul olla pärit samuti muhulaste ehitatud Kõmsi kirikust Läänemaal. See on ka suurepärane näide Muhu ehitusmeistrite tööst. Ja seal on samasugused ristid väga valdavad seal kiriku seina peal, et see on üks võimalus, et see sama arhitekti kavand, mida nemad Muhu mehed siis täitsid, ja teostasid, võib-olla ka sealt see mustri motiiv on rännanud siia talu peredesse, taluhoonete juurde.
nagu sa mainisid, et on isegi detailid nagu antiikajast. Kus need eeskujud on tulnud, et mõned tunduvad ikka väga sellised dekoratiivsed ja imposantsed olevat need hooned? Siin me võimegi ainult oletada, nagu ma ennist ütlesingi, et ega seda stiili kui sellist ei ole niimoodi väga, ütleme, kunstiteaduslikult või arhitektuuriajalooliselt ka uuritud siin. Siis ega jah, ei ole selle kohta ju täpselt teada ja ega raske ongi selle kohta teadmisi nüüd hankida mingitest allikatest. Ega ühtegi taluhoonet või projekti järgi ei ehitatud reeglina. Kõige vähem siis selliseid pisihooneid nagu siin keldrid või need suveköögid, õueköögid, aidad, sepikojad ja muu selline. Nii et siin ikkagi tulebki arvata, et nad on seda õppinud töö käigus, tehes seal tellimustöid ju terves Lääne-Eestis. Leskopa külas saame kokku muhulasest meistri restauraatori Rein Saksakulmuga, kelle töökäsi on saanud tunda mitmed ajaloolised ehitised. Salu talu 1890-ndatel ehitatud kelder on kunagise taluperemehe enda äärmiselt filigraanne kätetöö ja on hea näide sellest, kuhu viis välja võistlus naabritega edevama ja silmatorkavama fassaadi pärast. Kõige suurem hävingu teeb keldritel just puud. Ükskõik, mis ehitisele on seinte ääres kasvavad puud, lõhuvad sellist hoonet kõige rohkem. Samal keldril puudus täielikult tagumine külg, tagusein, mis siis hiljem lapiti kiviaiaks. Ja kui ma seda keldrit taastasin, siis ma otsisin sealt kiviaiast neid kive. Need leidsite sealt aias siis puudu olevad tükid? Puudu olevad tükid olid praktiliselt kõik seal aias. Terve tagumine külg? Inimesed kasutasid kõik ära, eks nad olid ratsionaalsed. Aga jah, selles mõttes seal oli suur puu seal välja juurida ja siis samamoodi puslet kokku lappida, katsetada, kas see kivi sobib siia, see tänna. Aga mis seisus fassaad oli? Fassaad oli ära varisend. Et sellepärast oligi siin ta mingil hetkel seis, ma ei jõudnud teda ennem ära nummerdada ja üles pildistada, ta jõudis enam ära variseda siin üks talv. Ei teadnud, et see nii kähku sünnib ja siis sai siin samamoodi katse-eksitusmetodil neid kive sobitatud, kuhu miski sobib ja nähtavasti tundub, et leidsid oma õige koha kõik kivid. Kas nüüd kõik need kivid, mis siin on nüüd originaalid? Ja nüüd kõik on originaalid, siin ei ole ühtegi taastatud, ma mõtlesin selle alumise kivi puhul siin, et siin on meister tükk on välja tulnud, ta on ise selle ära paiganud, aga ma mõtlesin, kuna ta on asja eesmärk pole uue ehitamine, vaid vana taastamine, siis ma jätan isegi selle alles, et see on ikkagi originaal, et see vana meister on käest ära läinud. Mis selliste keldrite juures nüüd see põhiprobleem on, et kui nad on vanad ja... See ongi see, et neil on tavaline sisu on tehtud paekivist ja sisu ja välimine kiht on eraldi ehitatud. See ongi nende probleem, et osad need raudkivid on nii õhukesed ja see õige mördi puudumine kinnitusena, kui niiskus läheb vahele, ta tuleb lihtsalt lahti ja kukuvad, terve fassaad tuleb lahti ja ta kukub ära. Et see välimine kiht on ju tegelikult õhukene. Ta on hästi õhukesed kivid on. Väga vähe on, siin on reeglina töötlemata kivid, kus on suured ja massiivsed, mis ulatuvad nagu sügavamale sisse, aga neil ongi see, et nad on tegelikult väga õhukesed kivid. On siin, ja kui niiskus vahele läheb, siis ta ajapikku hakkab see mingi lill kasvama või taim kasvama, puujuured lõhuvad väga palju, puujuured ulatuvad ka siin päris kaugele. Et need... Ja mis see põhjus on, miks niiskus läheb vahele? Neil pole katust, ütleme, see hüdroisolatsiooni puudumine sel ajal pandi sama see, pärast vaatame, hundisavi kiht pandi peale lihtsalt see killustiku, mis sama pinnas, mis siit tuli, pandi esimeseks katteks see savine pinnas. Ja siis pandi lihtsalt muld peale, hiljem hakkas ka muidugi puud kasvama paljude keldrite puhul, kus lõhuvad võlve.
ja võlvid siis niiskuvad ja kui hiljem polnud neil ka rakendust, siis nad talvel külmub, sisemine kivi hakkab lihtsalt lõhki külmuma, pael tulevad tükid välja, nagu siin ka näha fassaadil. Et siin tuleviku perspektiivis tuleb hüdroisolatsiooniga, nagu ta originaalis käis siin muru katus peale. Õnneks nõukaajal väga paljudele, ta tundub kole eterniitkatus, aga tänu neile eterniitkatustele on paljud nii majad, keldrid kui hooned üldse säilinud. Et kui poleks neid katused on, siis poleks ka neid hooneid võib-olla. Ja mis see hüdroisolatsioon on, mis siia tuleb? Mis see sobib murukatuse alla? Murukatuse alla kõigepealt tuleb, ütleme, see liimitav, kuumusega liimitav, see, ütleme, tõrvapapp, tõrvapapiks. Sinna peale tuleb veel siis geotekstiil, sest muld selle libeda asja peal ei seisa iseenesest. Geotekstiil hoiab, ta on siuke karedam, hoiab mulla kinni ja siis on võimalus tal kasvama hakata. Võib-olla siin Eestis proovitakse väga palju murukatuseid teha, aga neil on see häda, et siin pole nii niiske kliima kui näiteks Norras, kus ei pea kastma neid katused siin kliimas peaks neid vahel ka kastma, et nad kuivab lihtsalt see pinnas läbi, et ei ole võib-olla seda õhuniiskust murukatusele sobivat. Mis see õige sideaine on siis nende kivide vahel? Ma kasutan, eks ta lubi peab põhikomponendiga lubi. Ma kasutan, nüüd seal on igas materjali saada, nõukaajal tehti tsemendi kõik asjad, ma kasutan lubibetooni, kuhu lisan veel, kui on hästi valge vuuk, et lisan veel luppia, et ainult lubi võib-olla ei hoia teda nii massiivset asja nagu koos, et ta peaks ikkagi seotud olema, et hiljem ei saagi aru, kui see lubibetooni kasutatakse, et siis ta hoiab neid kive, sama neid õhukeseid kive hoiab kinni. See kelder on meisterlik näide ka selles mõttes, et siin on võlvid olemas ja laotud võlvid tõesti. Et kui harukordne näide see on? See on taolise võlvi, ta viitab nagu oleks kirikus kusagil, et taolist kas mõisahoonetes või kirikutes näeb taolist võlvi lappimist tavalise talumehe keldris, see on päris erakordne. Samamoodi need nišid, mis viitavad, siis ei pani, siin need riiulid, aga väga meisterlik nagu nende töötlemine, kuidas nad ehitatud on, et see näitab selle meistri väga kõvad ehitustehnilisi teadmisi, et nii võlvi lappida, et ta ei langeks alla, et ta seisaks koos, on väga filigraanne. Samuti on siin meister paigaldanud ventilatsiooni seinte taha, ventilatsioonitorud veel näha, et ei tekiks otsest külma silda talvel keldrisse. Eks nende pikkade külmade talved häda vahel oligi, et külm tuli läbi keldri tuppa, siis toodi siia kas mingi sööpann või mingi asi, mis hoiaks mingi plusstemperatuuri, et just kartulid ära ei külmaks. Nii et tõeliselt selline inseneri mõistusega talupoeg. Mitte ainult jah, et ta on väga hea kunstiline käsi olnud ja samas insener tehniliselt see on ka väga hästi lahendatud. Ja on tema nimi ka teada? Maksim Mägi on tema, ta suri 1862 sündis ja 1904 suri, et just selles parimas keskeas on ta oma meistritööd teinud. See on natuke roheline ja niiskust on saanud. See on üldse raudkivi. See on kõigi, kui vaadata neid kirikut, kas või seda muu liivakirikut, kus on see vetikas. Siin on väga vähe kirikutes, on seda palju rohkem. Kus on väga suured massiivsed seinapinnad ja niiskus tuleb pika peale läbi seina ja vetikas kasvab, see ongi just nende Saaremaa ja muu suurte kirikute häda, et see niiskus vetikas on sees, kasvab. Siin käib tuul läbi, aga kirikute uksed on enamus aastast on suletud. Siin ei teki seda kuiumis. Nad ei jõua ära kuivada seest poolt selle lühikese suve jooksul. Ja mida nendega teha vetikatega, kui üldse midagi? Nüüd seal on igas asju olemas ja vetikate vastu samamoodi kivi puhastamiseks, ongi see palju asjade häda on see nõukaaja, see tsemendi kätte saamine, et on olemas
spetsiaalsed kemikaalid. Mina kasutan nende raudkivide puhastamiseks soolapet. Tuleb muidugi järgida kõiki isikukaitsevahendeid seal, sest ta on kaunis ebameeldiv lõhnaga ja selline söövitav aine. Soolape neutraliseerib tsemendi soolad. Aga näiteks kui kasutad väävelapet, ei tohi mitte mingil juhul kasutada väävelappe ja paekivi moodustab kriidi. Et kõik teavad, mis on kriit, on pudematerjal, et tohib soolapet ja raudkivide puhul kasutada. Neid paekivi ma lihtsalt puht füüsiliselt proovin toksida osasi puhtaks, et kui on vähe peal, aga raudkivide puhul kasutan soolapet. No siin on ka näha seda mörti, mida kasutati, ja ta ongi lihtsalt pude. Et siin väga paljud just hooned tänu sellele. Savi? Kui selline, põhimõtteliselt on savi, kui selline nüüd vett saab, selline aine, et siis ta lihtsalt voolab siit vahelt ära või pudiseb ära, et tast ei jää järgi. Ja siis ülejäänud hoone saab juba kannatada. Kui Muhu stiilis kivihoonete ehitamise kõrgaeg jäi sajandi tagusesse aega, siis ometi leidsime Muhumaalt mehe, kes on oma kätega üles ehitanud vanade traditsioonide järgi mustvalge stiilis sepikoja. See mees on Paul Tüür. See ei ole ju tegelikult vana ehitis. See on üsna uus, jah? Aastast 91. Kus see mõte tuli, et nüüd 90-ndatel siis ehitada selline vana stiilis Muhu traditsioonide järgi sepikoda? Ilusad. Ilusad, jah? Ilusad majad on raudkivist. Te järelikult tunnete seda ehitust väga põhjalikult? Tuli õppida. Kus te seda õppisite või kus need teadmised on teieni tulnud? Ega ei olnud mehi enam, kes tegid raudkivitööd, siis tööriistu käisin isegi vaatamas, kuidas näevad raudkivi klompimismeislid välja. Käisin Kuressaares meeste juures, kes hauakive teevad. Temme linna näitas mulle tööriistu. Ja siis tegin omale tööriistad ja läks. Kust need kivid tulid? Kivid on... Osa on vanade majade juurest ja osa on ise lõhutud. Aga paekivi osa on saetud tagaverel ja aknapealsed on raiutud kaarmal. Pealt näha, eks ju, võhikule, kes seda esimest korda näeb, tema ilmselt aru ei saa, et tegemist on tegelikult uus ehitisega. Et mis need detailid on, mis reedavad, et ei ole päris vana see sepikoda? Kõige tähtsam on see, et on saetud kivi, ei ole tahutud kivi. Et siin on näha siis saejäljed, jah? See on juba materjali oma, see reljeef, aga ta on saetud sile. Aga muus osas siis tehnikad olid nii, nagu vanasti meistrid tegid? Võiks öelda, jah? Ikka. Siis ei olnud veel isegi ketaslõikajad, nõnda, et need kivid kokku on raiutud ka ikka klompimisega. Ise tegite kõik? Oli abiks ka kedagi? Ei ole. Ikka üksi tegin, sellepärast läks 3 suve. 3 suve? Puhkusaeg. Et need tööriistad, eks ju, et mis need on, mis te praegu tõite meile näidata? See on nüüd paekiviklomp ja see on raudkiviklomp. Siin on põrutuskindel kõva sulama. Sellepärast see läheb raudkivi peal nüriks. See püsib. Kas need on teil praegu ka kasutuses? On ikka. Mingi töö on pooleli kusagil? Seda sorti mitte. Ja ka siin maja taga on ju näha nüüd tegelikult seda, et tegemist on siis nii-öelda uus ehitisega, jah? Ilus sile sein. Siledat seina on lihtsam teha, see ei võta nii palju aega, ega ma ei teadnud, kas ma selle valmis saan. Siis tuli
noh, maja ei ole ka väga pikk, et ei julgenud nii suurt ette võtta, kirikut ei ehita. aga mis teil eeskujuks oli, vaatasite Muhu saarel ringi ja? Pildistasin üsna palju maju ära enne. Kas või Kõmpsi kirik, mis on muhulaste ehitatud ja siis Muhus keldrid ja noh, eks on ikka järgi tehtud asi. Kuid Muhu saar ei ole kaugeltki ainult Muhu stiilis mustvalged kivihooned. Muhu saar on paljude teiste arhitektuuriliste imede maa, nagu näiteks põrandaküte vanas rehemajas. Inara, sinuga me oleme selles saates ju varemgi erinevaid saatelõikusid teinud, aga nüüd me oleme sul Muhu suvekodus külas ja sul on siin väga ilus. Jaa. Kaua sa siin suvitad juba? 12 aastat. Ja palju sa oled jõudnud siin korda teha? Kõik hooned on alles jäänud ja katuse alla saadud ja sisetööd on nii palju, kui on aega selleks olnud ja ka eesmärkiga säilitada haruldased detailid, mida kasutati maja ehitamisel. Üks detail, mille pärast me siia tegelikult algselt tulime, oli nüüd selline Muhule väga iseloomulik arhailine põrandaküte, mis sinu majas on alles veel. Et see on tõesti nüüd see, mida võib Muhu saarel leida ainult, et mujal mandri peal teadaolevalt ei ole selliseid. Jaa, et algseid see oli põranda alla peitus ja selle olemasolu me ei osanud arvata, et ma lihtsalt olin lugenud Gustav Ränka kirjeldused, et Muhumaal selliseid on olnud. Aga lähme sisse, vaatame ja räägime seal edasi just. Kuidas lõõr tegelikult välja näeb, et siin ta siis on, jah? Jaa. Et selle ahju algne asukoht oli mõeldud tänapäeva mõistes kohe Korsna kõrval, kuid avanes täiesti juba maja ehitamisega ehitatud põrandalõõr ja siis ahju asukoht nihkus hoopis siia poole ikka kohe mitu meetrit Korsnast. Ja kuidas siis on, et ongi nii, et kui kütate seda ahju, siis see osa on soe, jah? Ja kütab selle toa ka soojaks? Ja see on hästi mõnus on see suve põranda osa, et tegelikult ju põrandaküte muudab väga soojaks. Aga see põrandalaud, see on teie enda pandud, et originaalis oli siis mis põrand? Originaalis oli ikkagi savipõrand, et sellega oli maja ehitamisel oli arvestatud, et on savipõrand tambitud, mida nimetatakse muidugi muldpõrandaks, aga need on ikka kaks eri asja, et savipõrand ikkagi korralik ja tugev ja tambitud ja kuigi tundus ikka veidi jahe, et selline igatsus ikka laudpõrandat saada jalgade all ja ka lõõri osa säilitatud on küll.